Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Järgnevalt tõuseme veel hetkeks, et kuulda Jumala sõna. Loen jutluse tekstiks kirikukalendris antud teksti. Täna see on Luuka evangeeliumi 11. peatükist ja loen salmid 14 kuni 26. Siin alapealkirjaks või kommentaariks on lisatud, et Jeesus süüdistatakse koostöös Beltsebuliga. Ja kord ajas ta välja kurja vaimu, see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima ja rahva hulgad panid seda imeks. Aga mõned nende seast ütlesid, ta kihutab kurja vaime välja kurjade vaimude ülema Beltsebuli abil. Teised aga nõudsid, kiusates tema käest tunnustähte taevast. Jeesus aga teades nende mõtteid, ütles neile, iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse ja koda langeb koja peale. Aga kui saatangi on omavahelises riius lõhenenud, kuidas siis tema kuningriik saab püsida? Teie ütlete, et mina ajavat kurja vaime välja Beltsebuli abil. Aga kui mina ajan kurja vaime välja Beltsebuli abil, kelle abil siis ajavad neid välja teie pojad? Järelikult saavad nendest teile kohtumõistjad. Aga kui mina Jumala sõrmega ajan kurja vaime välja, siis on Jumala riik jõudnud teie juurde. Kui tugev relvastatud vägimees valvab oma elamut, siis ta vara on rahus. Aga kui temast tugevam tuleb ja ta kallale ja võidab tema, siis võtab ta ära tema sõjavarustuse, mille peale ta lootis ja jagab laiali temalt saadud saagi. Kes ei ole minuga, see on minu vastu, kes ei kogu minuga, see pillab. Kui rüvevaim on inimesest välja läinud, käib ta põuaseid paiku pidi hingamist otsides ega leia seda. Siis ta ütleb, ma pöördun tagasi oma majja, kust ma välja läksin. Ja tulles leiab ta selle pühitud ja ehitud olevat. Siis ta läheb ja võtab kaasa teist 7 vaimu, kes on kurjemad temast endast ja nad tulevad ning asuvad sinna elama ja selle inimese viimane lugu läheb halvemaks kui esimene. Aamen. Istuge palun. Sõbrad, nagu näete, kirikukalendri tekstid juhivad praegusel paastoajal meid väga tõsiste teemade juurde. Ja küllap meie kodumaa vajab neid teemasid, et inimesed ennast läbi katsuksid, et üldse meil elu siin Eestimaal ikka parem on, see algab igast üksikust inimesest, tema südame hinge olukorrast, tema sisemistest väärtustest ja hoiakutest. Ja selles mõttes minu jaoks on täna väga eriline päev, isiklikult ütlen ka, et kui Maie Keek võttis minuga varasemalt ühendust ja võttis ühendust Tartu ja Jõgeva piirkonna seenioride klubide nimel ja et on selline võimalus, et täna tuleb meile palju külalisi, see on suur rõõm ja mis on selline märgiline minu jaoks, on see, et eile oli suur Kuperjanovi matk, selle teekond käidi läbi kuni Tabivereni, nii et see teekond ligi 30 kilomeetrit, natuke vähem Puurmani kandist hakati tulema ja Kursi kirikust mööda. Ansambel Eluallikas laulis seal, kusjuures jaotati ka pühakirju, et see oli väga ilus eriline päev ja mõeldi ju üheskoos meie vaba Eesti peale, selle peale, et meil on vabadus praegu, selle peale, et meil on oma riik, et me saame oma riigis koos olla, tegutseda, plaane pidada, lapsed, noored kasvavad vabas Eestis, see kõik on väga eriline, seda kõike peab väga
hoidma. Täna ma ise mõtlesin, meie kirikuvanem Hanna ja mina olime ka seal, mõtlesin, et kui sellise vahemaa ära käid, et kas peaks täna tooli asetama, et nii kaua kui jutlust on, saab natukene jalga puhata. Et päris tõsine matk oli eile. Ja tublid meie lapsed, kes selle teekonna läbi käisid, Maarja kirikus tegutsevad ka kodutütred, Maarja rühm, et mitmed lapsed sealt käisid selle teekonnaga kaasa eile, nii et müts maha laste eest, kes tublisti suutsid selle teekonna läbi käia. Aga tulles tänase teema juurde, Jeesuse sõnade juurde, piibli jutustus, millest see jutustus meile räägib. Kõigepealt kommentaariks olgu siinkohal öeldud, et siin oli juttu kurjade vaimude väljaajamisest. Need jutustused kirikukalendri järgi igal juhul liituvad tänase pühapäevaga. Selgitan ka miks. Nimelt algkirikus oli ülestõusmispühadele eelnev aeg, nii nagu praegu on see aeg eelnev aeg. Oleme ootuses, see oli aeg ristimiseks, ettevalmistumiseks ja sellega liitus ka kurjuse võimu, kurjade vaimude temaatika, vaimude väljaajamise teema. Inimesed tegelesid oma hingega, mõtisklesid, mis seda hinges toimub ja õppisid oma elu usaldama Jumala kätte. Meie mõtted ehk tänapäeval poole kohe ei ole nii drastilistel asjadel ja siiski ka praegusel paastuajal on oluline mõelda, kuidas puhastuda kurjuse tehtud kahjustustest, mis on meie hinges. Ja mis siin on lugu on see, et me kirikus arvestame ka nähtamatu maailmaga, hingemaailmaga, sellega, mida võib-olla aparaadid ei mõõda, mida inimsilm ei näe, aga mis Jumala sõna järgi on olemas. Ja me kõik oleme ühel või teisel moel mõjutatud sellest. Aga samas me võime õppida, kuidas järgida Kristust, kuidas püsida Jumala abiga õigel teel. Jumal annab seda meile kõike teada. Ja me teame, et Jeesus Kristus puhastab meid kõigest ebapuhtast. Aga me näeme ka, et igapäevaelus saatan üritab iga hinna eest inimesi ikka kuidagi tagasi võita. Igal moel püüab anda kuidagi oma vastulöögi ja need on nüüd selle sama nähtamatu või vaimumaailma seaduspärasused. Nimelt, täna näitab pühakiri meile, missugused silmaga nähtamatud võitlused toimuvad Jumala ja kurjuse vahel. Ja on öeldud ka nii, et need põhilised võitlused või võitlusmaa, see lahinguväli ongi ju inimese süda, kus inimene oma südames peab oma võitlused ja siis ühel hetkel otsustab, kas hea poolt või kurja poolt, otsustab, mida ta edasi teeb, missugused valikud ta oma elus teeb. Meie sees toimuvad need võitlused ja on hea neid tundma õppida. Ka näiteks 10 käsku ei ole ju ainult välised, sellised seaduspärasused, mida väliselt täita, vaid nad puudutavad inimese südant sügavalt. Üks näide, koguduses oleme sellest ka varem millalgi rääkinud, aga näiteks seesama seadus, et sa ei tohi tappa, mis on täiesti õige. Ja ometi Jeesus tõi need seadused inimese südame tasandile ja ütleb lausa nõnda, et kui keegi vihkab kedagi, siis see on juba see alge. Et me ei soovi kedagi inimest, me oleme tema vastu. Ja ta ei ole kedagi tapnud füüsiliselt, aga seadust on ta oma südames juba rikkunud. Üks näide näiteks ainult sellest, et meist 10 käsku ideaalis, sellel kõige ideaalsemal tasemel tegelikult täita ei suuda. Kui see avastus tuleb ja me tunneme ära, et aga kuidas siis me saame õigeks ja tubliks ja me loeme pühakirjast, et me ei saa ka oma tublide tegudega nüüd hakata tubliks mingil määral, igaüks oma võimeid mööda.
No saab, aga mitte jälle sellel ideaali tasandil. Üks väike mõte ja me rikume seadust. Aga kes siis saab Jumala riiki? Jumala riiki saab see, kes võtab vastu Jeesuse armu. Mitte seadusest ei saa me päästetud, kes on viielised, saavad igavesse Jumala riiki kord, kes kolmelised, mitte ei, vaid need, kes igatsevad seda päästet, lahendusi oma ellu, osadus Jumalaga, kes õpivad Jumala olemust tundma. See on ka üks küsimus, mis tänapäeval on väga selline arusaamatu ühiskonnas, et kes see Jumal siis on, tema olemus on armastus, mida see tähendab. Inimesed esitavad ka väga keerulisi küsimusi, mida ma rõhutan, tulebki küsida. Et me paneksime proovile siis usu, et mida tähendab uskuda Jumalasse. Ja kes Jumal on ja mida ta meie heaks teinud on ja kuidas me selle armu võime vastu võtta. Aga need on ühed südamevõitlused ja täna lugesime ühte praktilist olukorda, mis Jeesusega juhtus, mis olukorda ta sattus. Lugesime, kuidas Jeesus Kristus ajas inimesest välja kurja vaimu, selline olukord. Ega saatanale ei saanud see jääda ka märkamatuks. Üks hing sai terveks. Üks hing leidis lahendus. Alati ei tähenda see kurjade vaimude väljaajamist. Vahel tähendab see mingeid muid lahendusi meie elus. Aga siin üks hing sai terveks ja juhtus, et mõned inimeste seas nüüd hakkasid Jeesus süüdistama. Milles nüüd Jeesus siin süüdistati? Jeesus süüdistati, et ta allub Beltsebulile ehk siis kurjade vaimude valitsejal. No sisuliselt saatanale. Aga see süüdistus kõlas Jeesuse puhul nagu kui keegi ütleks praegu siin näiteks, et vesi on kuiv või et päike on pimedus, no midagi sellist. Jeesus süüdistati, et ta on saatane sulane, et ta justkui allub kuradile ja kui midagi muud ei suudeta nagu välja mõelda, on hea panna silt, et võt sa oled kurjuse kehastus. Mida Jeesus nüüd aga vastas? Jeesus vastas, et on ebaloogiline, et saatan on iseenesega riius. Saatan, kelle eesmärk on valitseda inimese üle, inimese südame üle, ka et kurjad vaimud oleksid inimestes. Ma ütlen seda ka, et see ei tähenda alati mingit seestumist. Me oleme paljus mõjutatud. Salakavaluse vaim, kadeduse vaim, vihastumise vaim, mingisugune elukõrkuse, uhkuse vaim ja nii edasi ja nii edasi. Kõik sellised omadused, tegelikult see ongi vaimumaailma küsimus. Me vaatame seda tahku, seda aspekti ka täna siin. Ja Jeesus nüüd ütleb, et saatan eesmärk on valitseda inimese üle, aga miks kurat peaks siis kurja vaime nüüd hakkama välja ajama, kui ta tahabki, et inimesed oleksid niiviisi mõjutatud. Aga kui Jeesus ütleb nüüd, kui Jeesus Jumala sõrmega ajab kurja vaime välja, Jeesus selgitab, siis on taevariik jõudnud inimeste juurde. Ja vaadake praegu teoloogiliselt me olemegi käsitletakse seda praegust aega selliselt, et Jumala riik on jõudnud meie juurde. Kuidas pühakirjas on, kus Jumal valitseb, Jumala riik on teie seas. Ehk siis Jumala riik on seal, kus antakse Jumalale südames valitsus. Kus me anname oma selle elurooli, bussirooli Jumala kätte, õpime Jumalat usaldama. Aga samal ajal me võime mõjutatud olla paljudest ka muudest vaimsustest või ka meie süda võib saada üldse elu jooksul palju keskkonnast muid mõjutusi, et kellele me siis alistume. Ja teate, see on üks ühiskonnas nagu eksitusi, kui räägitakse näiteks vabast ühiskonnast, et meil on vabadus valida. Et me tahame palju vabadusi ühiskonda, et me tahaksime, et meil oleks elu meie soovide kohaselt. Aga pühakirja järgi vabadus on midagi enamat. Vabadus ei ole see, et inimene alistub igale oma soovile, mis ei pruugi sugugi hea soovi olla. Me tahame ka igasuguseid halbu asju, inimene võib himustada igasuguseid vääraid asju, mis ei ole õiged siin elus. Aga vabadus on mitte see, et me
anname järgi sellele kõigele, vaid et me valitseme, õpime valitsema oma südame üle. Et me ei oleks juhitud oma südame poolt, vaid et me ise juhiksime oma südant, muidugi Jumala abiga, õppides Jumala olemust tundma. Aga see on tõeline vabadus valitseda oma valikute üle, mitte orjata pattu. See on see paastuaja temaatika nüüd, et patu orjamine tähendab seda, et inimene alistub nendele kõikidele tungidele, soovidele, ei võitle nendega ja ta leiab nüüd on vabadus, aga tegelikult ta on ju orjastatud selle patu poolt. Ja veel kord, patt ei ole üks tegu ainult, vaid kõik see, mis meid lahutab, nagu lahusolek Jumalast, mis meid lahutab. Ja nüüd Jeesus tegi häid tegusid inimeste seast, ta aitas inimesi. Ta tegi imesid ka, juhtusid need imeteod selle tõttu, et Jeesus just sellega tõestaski, et see, mida tema tegi, see on Jumalast. Tänapäeval kui palju küsitakse, no näidaku Jumal meile, tulgu ta meile meie ette, siis me hakkame temasse uskuma, aga Jumal tuli nii kord juba. Ja tuli lausa nii, et suri, ta tapeti, ta andis ennast surma, Jeesus ise andis ennast surma, kuigi tal oli kõik vägi ja ta tõusis 3. päeval surnuist, milline ime. Ja ilmus ligi 500 inimesele. Need tunnistused on kirja pandud evangeeliumidesse. Evangeeliumid ei ole mingid muistendid, vaid need on kirja pandud evangelistide poolt, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, Johannes siis üks Jeesuse jüngritest. Tähendab, pandi kirja kõik need tunnistused. Kõik tunnistused Jeesusest. Kui paljud nägid olukorda. Ja ometi me näete, et isegi see ei muutnud väga paljusid inimesi, et isegi kui meile mustvalgelt tuuakse midagi ette, üks jüngritest Tooma ju lõpuni kahtles, et kui ma ei saa Jeesuse haava pista oma särve, kui ei usugi enne. Ja siis Toomas ütleb ühel hetkel, et minu issand ja minu Jumal Jeesusele. Tunneb Jeesuse ära, see oli juba üles tõusnud Kristus. Jeesus tegi palju häid tegusid ja paljud inimesed hakkasid uskuma Jumalasse. Ja nüüd Jeesus süüdistatakse ja Jeesus toob ühe näite. Selgitab olukorda inimestele, kui teda süüdistatakse koostöös Beltsebuliga. Nüüd Jeesus räägib, Jeesus esitas loo tugevast vägimehest ja kellestki, kes on vägimehest veelgi tugevam. Inimeses selle pildi järgi võib olla siis kahesuguseid vägimehi. Ühe inimese südames on Kristus, kes kaitseb ja hoiab teda kurjuse jõudude eest. Ja teine inimene võib eneselegi märkamatult olla allutatud kurjale. No veel kord, kurjad vaimud, olgu ta ahnuse, viha, abielurikkumise vaim, nii edasi. Aga me peame teadma, et pühakirja järgi inimene ei saa jääda nagu neutraalsesse tsooni. No selline hall ala, ma nagu ei taha ühel pool olla, ei taha teisel pool olla. Pühakiri sellist võimalust ei anna. Ja inimene ei saa jääda neutraalsele positsioonile saatana ja Jeesuse vahelise vastuolu keskel. See on umbes sama nagu kui on olemas pimedus, siis on täielik pimedus. Kui seal on natukenegi valgust, siis on seal juba valgus, seal juba pimedus selliselt ei ole. Seal, kus on valgus, seal pimedus kaob ära. Sellist neutraalsust pühakirjas sellisel kujul ei ole selles küsimuses. Ehk siis me oleme kas Kristusega või eneselegi märkamatult kuidagi teisiti mõjutatud vastaspoole poolt. Ja mulle väga meeldib see näide, mis heebrea keeles on patu kohta toodud, see on märgist mööda laskma. Keegi, kes on vangi läinud, teinud ei tea mida elus, tema laskis oma noole selja taha. Aga siis on meil hulk inimesi, kes ütle, aga me oleme ju head inimesed. Ja tõesti, pereinimesed ja teevad tööd ja palju head ja kõik. Aga nemad lasevad ka märgist mööda, ainult lähedalt.
ja ometi nad ei taba seda taevast nii-öelda seda mõõdupuud ära. See on see asi. See on see, miks me vajame päästet, Jeesus Kristus, tema armu, et meid riietatakse piltlikult riietatakse Kristusega. Et kui me kord läheme sinna pulmapeole, see on võrdpilt kord taevasest olukorrast, et meil oleks pulmariietus seljas. Nõustute minuga, et kui keegi läheb ikka dressidest kuskile pulma, päris nii ikka ei tohiks, et kui on pidulik sündmus, eks ole, kõik on seal pidulikult riietatud, et see on sellest me saame tavaliselt aru, aga tegelikult vaimuliku maailma seaduspärasused on sarnased. Ja nüüd, kui inimene ei saa jääda neutraalsesse tsooni, ta on siis kas Kristusega või vastaspoolel, seda jutustust vägimehest võib vaadelda ka teisiti, mida Jeesus rääkis. Kui saatan on vägimees inimese sees, kuidagi saanud nagu mingi mõjuvõimu, kes on kavalalt võimust võtnud inimeses ja valvab nüüd oma, siis tuleb meeles pidada, et Jeesus on tugevam vägimees. See on üks põhimõte, et ega saatan ja Jumal ei ole nagu idamaades yin-yang, siis vastandid ja võrdsed. Saatan on langenu, loodu, Jumal on looja. Jumalast tuleb kõik, Jumalasse suubub kõik ja kristlased käsitlevad Jumalat kui universumi loojat. Miljardid tähed, miljardid galaktikat, väike looming Jumalale. Selles mõttes, kui me mõtleme, et me igatseme mingeid lahendusi sügavatele südame hinge küsimustele, siis mõelgem selle peale, kui me läheme näiteks, kujutame sellist olukord, läheme kusagile asutusse ja me otsime lahendust, peame rääkima seal teatud inimestega ja meil on keegi noor inimene, algaja inimene, ütleme valvelauas, kas me läheme tema juurde või meil on võimalus minna otse ülemisele korrusele direktori juurde, otse temaga rääkida sellega, kes juhib kõike ja vastutab. Et sama on ka inimeses suhtumisega Jumalasse, me saame tulla otse Jumala juurde, Jeesuse Kristuse läbi, kes on tugevam. Praegu on veel võitlus maailmas, on põhjus, miks Jumal kohe kõike ei lahenda. Seda me ei jõua kõike alati korraga käsitleda, see on armu aeg veel. Aga piiblis on juttu sellest, et lõpuks tuleb tõeline igavene õiglus ja hea, kui me oleme nii-öelda tuttavad sellega, kes juhib kogu asja. Et meil on osadus temaga ja piiblis inimese ja Jumala suhe ei ole nagu inimese ja ülemuse suhe, vaid nagu hea isa ja armsa lapse suhe. Sellepärast meie palvetame ka meie isa, kes sa oled taevas. Jeesus on tugevam vägimees, ta on saatanast tugevam. Jumal on tugevam. Ja isegi kurjade vaimude mõju ei suuda kedagi takistada tulemast Jumala juurde, et korrastada oma suhet Jumalaga. See on see, mida Jeesus annab teada. Isegi kui inimesele on pandud koorem ja ta kannab ränka valu, patu tõttu, ka see kõik on ju olemas kurja poole tõttu, kannatab see, mis temas on, siis vaatamata kõigele võib ta oma teed käia koos Jumalaga. Üks väga eriline tsitaat ühelt eriliselt ajaloos olnud inimeselt, see oli Püha Johannes Kuldsuu, kes elas 4. sajandil pärast Kristust. Temal oli ka üks sõber, kelles ka oli kuri vaim, sellised üleelamised ja nüüd ma tsiteerin teile, mida Johannes Kuldsuu ütleb. Tema ütles nõnda, tsitaat algab. Sinus on kuri vaim. Ja mis siis? Sa ju armastad Kristust. Sind hämmastab, et kurat sind pühakojas põrandale viskab. Aga kui tänaval kõnnib inimene ja teda lükkab keegi nii, et too inimene kukub, kes on süüdi? Kas see, kes kukkus või see, kes lükkas?
loomulikult on süüdlane see, kes lükkas. Seetõttu süüdi on saatan. Aga sina, nii nagu sa armastasid Kristust, jätka ka edaspidi tema armastamist. Tsitaadi lõpp. Head armsad, kõige olulisem, vaatamata kõigele saatana tehtud kahjule. Ja ma usun, et siin on palju inimesi, kes oma elu peale mõtlevad, igasuguseid üleelamisi on inimestel. Meie rahval on palju üleelamisi. Kõik see, kuidas toimusid küüditamised, milliseid kannatusi inimesed üle elasid. Väga palju on inimesed raskeid aegu üle elanud. Siis ometi vaatamata sellele kahjule, mis kuskil on toimunud, Jeesus jagab laiali kõik, mille saatan on võtnud. Ja Jumala abiga on ka nendest asjadest võimalik läbi minna. Pühakirjas on palju ka näiteid selle kohta, me lihtsalt ei jõua üksikasjalikult iga näite juurde ühe jutusega jõuda. Et Jeesus vabastab inimesed saatana mõju alt ja inimene võib leida rahu ka siis, kui ümberringi on rahutus. Ja et see rahu ei sõltu enam välistest asjaoludest, vaid see rahu tuleneb sellest, et inimesel on suhe Jumalaga. Ta on ise lahendanud oma olukorra, mis tal Jumala ees oli. Ja ta teab, ta on õppinud Jumalat usaldama ja ta on näinud ka teatud märke, et Jumal on suunanud teda, ta on ära tundnud. Siin Jumala ja inimese vaheline suhe on ka väga isiklik. Küllap Jumal iga ühele peab sellised märgid näitama, peame õppima märkama neid, kuidas Jumal suunab meid lahenduste poole. Jeesus võtab ära saatana relvad ehk patu ja päästab inimese, see on üks asi. Ja nüüd lõpuks võrdleb Jeesus inimest majaga, siin on veel üks tähendamissõna. Ja sellest majast ma kordan korraks seda, siin oli juttu sellest majast on kuri vaim välja aetud, aga see vaim tuleb tagasi ja leiab maja ehitud ja pühitud olevat, see tähendab, et kui meie elu on muutunud, et kui inimene on alustanud oma teekonda Jumalaga, ta on nii-öelda oma hinge ikkagi puhtaks pühkinud või lasknud pühkida, siis kui inimene, kes sai puhtaks, kui ta ei tunnista Jeesust oma issanda ja päästjana, siis ta jätkab edaspidi nagu kaitseta ilma Kristuseta kaitseta kurjuse jõudude ees. Aga me vajame seda kaitset, sellepärast, et kui inimene saab patud andeks, aga need patud ei asendu Kristusega ja koht jääb tühjaks, siis tuleb midagi muud asemele. Sellepärast julgustatakse meid ka täita oma püha vaimuga. Aga mida see tähendab? See on ju issand ise. Rahuvaim. Ja näiteks saab inimene olgu ristitud, kui näiteks kirikus saab ristitud, nii et tema hing saab sellest ka puhtaks pestud, ristimisega kaasneb ka pattude andeks andmine, sama on ka armulauas, kui täna on armulaud. Armulauaga kaasneb ka pattude andeks andmine, kui me tuleme siiralt Jumala juurde. Ja miks siis nüüd inimene teinekord tagasi läheb saatana kiusu alla? On suured võitlused, Jeesus ju puhastas meid ja ta ei puhasta meid mingisuguse harjaga. Me saame puhtaks Jeesuse kalli verega, mis ta meie eest valas. Sellepärast ta on Jumala tald, ta nimetatakse. Miks siis inimene nii kergesti naaseb kurjale teele? Ja nüüd see seaduspärasus on selline. Saatanad huvitavadki need, kes on juba puhtaks saanud või liikumas selle poole. Mitte paadunud patused, kes kuuluvad juba temale. Et vaadake, kui me mõtleme selle peale, miks meie ajal näiteks järjest nooremate inimesteni jõuavad paljud pahed, olgu see interneti kaudu, see info levimine soosib seda, et järjest nooremad ja juba lapsed jõuavad selliste pahede tundmisele, nad saavad ka teada juba palju asju, ka alkohol ja uimastid, kõik see temaatika ka. Aga siia hulka läheb veel abieluväline intiimelu, kõik
mis interneti kaudu järjest nõuab nooremateni, see lihtsalt tuleb järjest varasemaks. Aga kurat, et huvitabki ju see, kes on puhas, kes ei ole veel nii rikutud, kes ei ole veel läinud ei tea mis teele ja tema tahab rikkuda inimest ja pigem see ongi see, et ta tahab inimesi Jumalast eemale viia, juhtida Jumalast eemale. Ja sellepärast on oluline õpetada juba ka meie lastele, noortele, mitte ainult seda elu praktilist poolt, mis on ka väga tähtis, aga ka seda, mis on elu põhiprintsiibid, mis on õige, mis on vale, mis on olulisem, mis vähem olulisem ja mis siis on mõõdupuu, armsad. Siin ongi nüüd küsimus. Kui me tahame, et mõõdupuu oleks tarkus, kust me saame tarkust? Inimene saab oma kogemusega tarkust, see on õige, see on üks asi, aga me saame tarkust õppides teistelt inimestelt. Ma kujutan ette, et siin saalis on neid inimesi, kellele võib-olla meeldib lugeda memuaare teiste inimeste kogemustest, väga oluline. Me saame palju elutarkust sealt juurde, aga see jääb ju nagu poolikuks. Miks? Aga inimene elab kuni 100 aastat, natuke rohkem võib-olla mõnele antakse. See on nii lühike aeg, kui palju me jõuame siis elu jooksul päriselt õppida, sügavuti kõiki elu seaduspärasusi tundma. Ja sellepärast on mõõdupuuks Jumala tarkus, mis on Jumala sõna, mis on tuhandete aastate tarkus, aga see ei ole ainult inimkonna kogemus, et siis inimesed panid selle kirja, vaid see on Jumala püha vaimu poolt inspireeritud sõna. Ja inimkäsi pani küll kirja, aga Jumal andis meile midagi teada, inimkonnale teada. Ja seda tarkust tasub tundma õppida. Meie professor Randar Tasmut, ma mäletan, ülikoolist tõi küll välja, temal oli selline teistmoodi põhimõte. Ma ütlesin, et kui noorena mõttes saab kõrghariduse kätte, et teab 100 ladinakeelset sõna, oskab mängida malet ja piibel on läbi loetud. Temal noore mehena kunagi oli selline arusaam. See oli temal. Aga ma arvan, et see viimane punkt, et piibel läbi loetud. Selles on oma iva. Mäletan õigusteaduskonnas, kui õppisin ja me alustasime ka 10. käsust alustasime. Et ega see on ikka suur tarkus, et me saame ka õppida, tundma, mida Jumal asja kohta ütleb ja siis saame oma otsuseid teha. Sellega on usk nagu üks meel, mis aitab meil kaugemale näha rohkem elu, mitte ainult sünnis surmani, vaid hoopis kaugemale ka üle elu ja surma piiri. Hea, kui me seda õpime kõike varakult ja õpetame ka noorematele, sest lõpuks Jumala ees vastutab igaüks, isegi kui keegi teine ei näe. Näete, kirikus räägitakse sellest, et inimene vastutab oma südames ka siis, kui keegi ei näe, aga Jumal ikkagi näeb. Et see on vastutus hoopis teisel tasandil, ma ise südames vastutan. Mitte, mida teised ainult arvavad ja kas keegi näeb või ei näe, mida ma teen. Ja viimaks, täna Jumala teenistusel saime pihtimise kaudu, Jumala teenistuse algusosas oli pihtimise osa, nagu meil on. Pihtimise kaudu me saame patud andeks, aga siis me ei saagi jääda nüüd tühjaks, vaid kui me tuleme armulauale, me täitume Kristusega. Kes on ristitud, leeritatud, tulge julgelt ka kõik meie külalised, tulge armulauale. Kes ei ole ristitud, leeritatud, tulge ka siia ette hetkeks, kui soovite. Te saate käe panna niiviisi vastasõlale ja te saate kaasa Jumala õnnistuse. Et siis, kes leeris ei ole käinud või kes ei ole ristitud, ma teile armulaua ande ei jaga. Aga te saate kaasa Jumala õnnistuse ja teate, Jumala õnnistus võib muuta meie elus asju sel moel, mida me ei arvagi. Kristus, kes meid on päästnud patu, surma ja kuradi käest, võib tulla meie ellu. Valmistugem siis oma südamed ette ja saame alati palvetada tänu meie issandale Jeesusele Kristusele, kelle läbi kõik see hea on võimalik. Aamen.